näed, Hugo, tule vaata üle ääre alla. Jõgi on ära kadunud. Vesi on kõik maa alla läinud või midagi. Mis seal on? El Corte Inglés, kuule, me oleme kõikides suurtes linnades leidnud El Corte Inglesi. Las Palmases, mis iganes Tenerife pealinn oli ja nüüd siin ka. Mul hakkab tekkima tunne, et tegemist on mingi ketiga või midagi. Kui see siin kunstkrabi ei ole, siis see keskmine krabi liigutab. Kuivatatud kala, 94 eurot kilo. Oi. Lähme Oyster Vintage'i poole, vaatab kuidas läheb. Ja siin on meie tiituur. Leidsime sellise suht suure mänguväljakust lihtsalt majade vahelt. Väga lahe. Kuule, kas need on oliivipuud või? Näed, nüüd saime vanalinna ääre peale. Ja see on kohe nagu siuke kohalike inimeste piirkond. See on ka päris uhke maja siin üle tee. Döner, kebaab, näed. Ma arvan, et see, näed, siin on ka 3x2-ga. Sama sooduskampaania, mis kesklinna poes. Vaatame sisse siis. Tere! Okay, jah. See on natuke mugavam kui see teine. Näed, seal on 5 eurosed asjad ja... Mida? Hakkavad tähendaks pilti ka. Näed, sul on täpselt samasugused tennised. Täpselt samad. No, Hugo, kuidas sul läheb? Räägi. Esinud. Näed, seal on konkureeri. No vaatame siis üle teega. Ja siin on ka pildid. Kuule, siin on palju värvilisem. Kõik sünteetika. Kuule, miks siin on 39 eurot kilogramm? Et saad poest osta kiloga? Läheme edasi, tagasi. Läheme väljakule. Mis siis sinu arvamus sellest Oysterist on? Ise võib-olla ei kannaks, aga Eesti kaltsukatega erinevus on see, et siin on tõsiselt nagu vintage, et kui sa tahad mingit head sellist nagu väga erilist ja heas mõttes imelikku asja saada, et siis sa saad ka. Mina olen harjunud kaltsukatega, et kui ma lähen, siis ma otsin midagi nagu praktiliseks kasutamiseks, aga siin on nagu see, et sa otsid nagu mingiks nagu sündmuseks või mingiks eriliseks. Me käisime mingis 2 teises kaltsukas ka, mis siin kõrval olid. Minu kui mitteprofessionaali arvamusel nägid natuke paremad välja. Aga võib-olla see oli valgustuse teema või taustamuusika või? Ülehomme. Malaga kesklinna randa. Palun. Ei taha rohkem? Ma hoian enda käes, okei. Seal on tuletorn, see pidi äärmiselt kuulus olema. See oli üks vaatamisväärtustest. Okei, ma mõtlesin, et kogu see laht siin on rand. Ja... Et graniere on ikka päris palju. Tuleb välja, et Malaga kesklinnas ei ole kujumisrand. See on lihtsalt nagu mingi jahisadam. Vaat see on sellised suured 3-kordsed jahid, et sul võib ikkagi suht mitu miljardit karve peal olema, et sellist nagu omada. Ta on siipis oma parki vähemalt. Ja kes elavad pargis? Kes elavad pargis? Kas asokad? Ei! Rotid! 2, 1... Miks eluga Hispaaniasse küll Malaga roti probleemist pole rääkinud? Rotid linnas. Kerli nägi seda, ma tulin filmima. Nii palju. Nüüd me nägime korraga siin prügikasti ümber 5 rotti. Need üks neist on siin. Ma nägin ka, kuidas see rott nüüd puu otsa ronis. Ja see läks sinna üles. See on nii, et sa oled puu all ja sul pist lihtsalt rott pähe kukkuda. Päris kole. See on nagu päris hirmus võib olla. Hüppasin toast välja, et tulla punase bussiga sõitma. Ma arvan, et võib päris lahe olla. Mul vedas täpselt siis, kui ma ette tulin, oli buss sees. Nii et ma sain kohe bussi peale. Ma ei pidanud ootama üldse. Kerli nägi hakkas bussi, aga ma mõtlesin, et see buss on juba läinud, kui ma kohale tulen.
Corte Inglés. Bussi rongijaam oli seal pool 13 juures. Tuletorni juurest mäe otsast ülevalt ja siit alla 13 uuesti. Raudteejaam, siit tulime Benalmádénast. Endises tubakavabrikus on automuuseum. Ja noh, ma ei hakka maha minema, viitsin. Koodselt on tehtud. Mis on esiritta, saame viiest kõnema. Inimesed on siin. Enamus teed ära tehtud, siis tuli üles. Kohalik tuletorn, ainuke naise nimega tuletorn Malagas. Tänaseks oli jalad ka juba nii läbi, et põlv on valus, et eks nüüd saabki puhata üle homme. Oh, näed, ja siinpool ongi ujumisrand, nagu Merli ütles. Metsa taga on siis härjavõitlus ring, aga see paistab juba halvasti välja. See teeb selle moodi välja, mis meil oli seal Palmas, kui me läksime sinna mäesamusse tulevasse botaanikaeda. Päris palju rahvast on üleval lassi juures. Umbes 100 aastat tagasi Malaga Hispaania tööstuse keskpunkt. Aga see sai läbi 30-ndatel, kui oli kodusõda olnud. Ja nüüdseks on uuesti tõusnud tänu turismile. Kus on nüüd lüüakse, kui ma alustasin, oli täis kõik rahvast. Hästi huvitavat asja rääkid käraklahvidest. Mis juhtub, kui põhjast hakkab külm tuul puhuma? Muidugi läheb siin palavaks, 10 kraadi soojemaks. Ja põhimõtteliselt külma õhk tuleb mägede tagant, surub kogu soojalõhu alla, mis tähendab siis seda, et õhk läheb hästi niiskeks ja hästi soojaks. Ja lisaks sellele läheb meri külmaks, sellepärast et ta surub mere pealt sooja vee ära ja siis uus külmisi tuleb altpoolt välja. Ja keegi ei käi sellel ajal väljas, sellepärast et tõesti palav on ja paha on olla õues. Kus on ummikus kinni, näed. Et seda kõrvalmaju vaadata, see maja nagu päris uhke välja. Kellelgi on võrkkiik siin tugevad toolid ja enne üks mujal natuke lahedam. Nõnda, apelsiinid. Loss. Nii, ring tehtud, väga lahe oli, 5+. Kindlasti soovitan teistel ka minna. Väga tubli. Kuidas siis Hispaania Malaga läinud on siiani? Väga hea jäätis oli siin Malagas linnas olles. Lapsed olid isegi enam-vähem normaalses tujus, et enam-vähem hästi mängisid, ei olnud mingeid suuremaid draamasid. Seal Benalmádénas oli küll nagu kahtlane. Ilm oli parem kui seal esimeses kohas. Või noh, üldiselt oli parem, aga seal esimeses kohas on ka nüüd jahedam. Ilmselt kas palav, sest siin pole päikest paistnud, et ma ei tea, kas see on nagu... Aga sooja on ikkagi. Aga ilus on. Rotte on palju. Väidetavalt on prussakaid ka palju, aga maas ei ole näinud. Las Palmases oli minu meelest rohkem maas neid. Rotte me nägime palju, siin rotikari jooksis mööda. Veits siiber on tegelikult küll, et tahaks nagu koju ära saada juba. Homme koju juba! Homme koju, jah. Et ma arvan, et oleks pidanud tegema lühema puhkuse ja tegema siin Malagas otse. Nädal aega Malagas. Ja väga hea jäätis oli. Mira Helado põhitänaval, sellel põhiostu tänaval. Soovitan, väga hea. Eriti kahve de crema ja pistachio. Pistachio oli otsas. Kõige pistachio on pistachio ever. Kuka, tule anna ka intervjuu. Nii, ütle, räägi mulle, kuidas sul reis läks? Hästi. Mis sulle kõige rohkem meeldis? See mänguväljak. See mänguväljak. Väga lahe. Ja mis sulle kõige vähem meeldis? Ringiga siia. See, et kui me ringiga siia tulime, jah. Okay. Rudi, kuidas sul reis läks? Hästi. Mis sulle kõige rohkem meeldis? Multikad. Multikad või? Veel tulla MS-iga reisile kunagi? Jah.
kuhu sa tahaksid tulla? Hispaaniasse. Kas sulle kindluses käimine ka meeldis, kui me seal mäe otsas käisime? Väga vähe. Väga vähe. Ja mulle meeldib kindlused. Okei. Väga lahe. Minule meeldis ka väga. Õige vastus. Mis te sellest arvate, kui Emme-Issi järgmisele reisile lähevad kahekesi? Väga halb. Mina leppisin teiega, et järgmine keha Legolandis käime 2 korra Legohousis. Jaa, ta ei ole ära unustanud seda. Jaa, ma mõtlesin sama, et ikkagi hakkame siis, kuu aega juba möödas. Hakkame siis talvel pileteid otsima jälle. Sa oled tegelikult siin 3 päeva tahtnud, et sinust ja Eestis pilti tehtaks. Aga sul on lihtsalt piinlik seda tunnistada, sellepärast, et sa ei tahtnud, et mina Eestisega pilti teeks. Kõige piinlik. Teie väike kodu, bye-bye! Tšau, tšau! Teen kähku tubades pilti ka. Magamistuba oli selline. Teine magamistuba oli selline. Vets oli selline. Võtame siis viisakusest natuke prügi ka kaasa. Ja lähme viskame kõigepealt prügi ära ja siis vaatame. Tehke üks ilus tšau, tšau. Neljapäeva hommik hakkab 12 saama. Mis see palju rahvast? Lapsed tellisid siis selle mänguväljaku viimaseks. Tulime siia. See on ka elevant või midagi. Muidugi mõistab teiselt poolt mänguväljakut, leiad sa enda kohaliku, mis magab. Kõrle kaugel melenukk on väljunud Tallinnast. Ei ole 5 mintsa veel aega ka. Kerli ostis täiesti ise automaadis piletit, kuidas oli? Väga hea oli, väga mugav, ainult sulas ei maksta. Okei, imelik. See oli totaalselt imelik. Nüüd lähme siis oma rongi peale. Siin tuleb ilusti seista, eks ju, et ei tohi üle kollase joone minna. Nüüd natuke aega mängime siin ja pärast liigume edasi. Saime turvast läbi, väga kiiresti läks. Üldse ei huvitatud keegi, kelle vesi on, kui palju meil vett on või väga okei. Lennujaama tagaotsas on teine poolkorrus, kus on workstationid ehk siis võimalus endal asju laadida ja ka mini-lastemängu. Ei anna nagu Tallinna omaga võrrelda, aga vähemalt siin on neil põnev olnud. Et siis on natuke ka tegevust. 44 on meie lennuki koht, nii et varsti saab ka lennuki peale. Aga see sinna ülesminek oli väga hea idee. See on üks väheseid kohti siin, kus sa saad oma nutiseadmeid laadida, sest mujal pole elektrivistikuid. Aga seal pole rabast, seal pole ühtegi väravat ja seal on hästi palju kohti, kus sa laadida saad, nii et kui peab pikemalt ootama ja siis on väga okei sinna minna. Lisaks seal on väike laste mänguväljak ka. Lennujaamas oli kole asi enne väravast saanud. Onu käis ringi ja hakkas pakke märgistama. Nii et me tekkis hirm, et äkki meie talveriided võetakse ära. See oleks päris kole, sest tõesti see hakkab ju küll. Eriti kui nad sunnivad läbi õue minema. Eriti kui pagasara kaotatakse. Jaa. Pole jõudnud veel õhkugi tõusta ja Rudi juba magab. Aga eks kellele ka selline viis. Nagu tema uneaeg. Kõrgelt toit tuli. Ja minul on siis seapraad renniga. Rudi ikka magab, Rudi saab pärast süüa. Kummal on kananagitsed. Erli juba sööb. Siin oli isu. Suht sujuvalt läinud täna. Saime autosse. Väljas oli väga soe. Et mina ei hakanud midagi selga panema. Lastele käpsiks panime. Mis nõme oli, meid aeti bussi jälle. Pidime bussiga tulema. Siin jala lasta on ka kiiremini saanud.